peaks seda tualettpoti kaane. Kuna mina tegelen ka natuke paari suhte koolitseks, ma olen vaadanud, et üks selline asi, mis ilmselt paljud pered ülid ära hoiaks, kui lõpuks keegi leiutaks ja miks mitte Jaapansed sootundliku tualettpoti kaane, mis saad üks aru, kas on vaja üleval või all olla. Oota, mis esimene oli see ajas nüüd väga näärmas? Raha. Issi maksab pere eest ka natukene raha. Üks lapsesõber ütles seda, et kui mehel on lapsed, siis on naine ka kaelas. Vanaisa on üks huvitav teema. Ma hiljuti tegin väikest küsitlust tänaval teemal, et millal algab pihta keskiga. Ja kui me tavaliselt tahame ennast identifitseerida või siduda samastada siis Põhjamaadega, Norra, Rootsi, Soome, eks ole, maailma parimad sotsiaalsüsteemid, siis Norras arvatakse, et inimene ei ole enam noor, kui ta on 39-aastane. Aga Kreekas on inimesed veendunud, et ta ei ole enam noor, kui ta on 52-aastane, nii et eneserahustuseks ma ei tea, kuidas teaga loodun, aga ma siis ütlesin seda, aga ma olen ennast tabanud mõttelt viimastel aegadel, mis kunagi oli täiesti segane mõiste minu jaoks, ja ta on segane mõiste ka selle jaoks, et mina pole ühtegi vanaisa oma elus näinud. Kangist oleks tahtnud, aga näed ei ole. Ühest olen pilte näinud, teisest vaata, et pole isegi pilte peaaegu olemas. Ja ma olen ennast tabanud mõttelt, et mida tähendab olla vanaisa. Ja milline roll on vanaisa. Kohati see mõte mind hirmutab, sest et ma oma arust ikkagi olen noormees ja mõtlen selliseid vanainimesi mõtteid juba. Aga ikkagi ma olen nagu flirtinud ja nii-öelda mõtelnud, et kuidas on olla vanaisa. Ja nüüd on mul ääretult hea meel siis küsitleda, usutada ühte inimest, keda ma tegelikult ei peaks tutvustama, sest me kõik teame teda. Ja ma mõtlesingi, et Heinz, kui me eelnevalt kokku leppisime, Heinz Valk, head inimesed, siis me leppisime kokku, et me oleme sina peal ja eks ole. Ja mul tuli üks asi öelda, kuidas tutvustada. No. Jah, vaata üks intervjuu, mis me käisime tegemas sinu juures kodus, see oli televisiooni intervjuu pereelu saatele ja ma isegi ei mäleta, mis teemal me rääkisime, aga mida ma väga selgelt mäletan, et üks väikene põngeres oli seal, üks lapselaps, nagu ma aru saan. Ja ta põhimõtteliselt kogu selle, või vähemalt osa intervjuu ajast ta ronis mööda sind. Üles ja alla ühte kaadrit ma mäletan tema peal ja allpool ja tema tagumikul üleval pool. Ja kui me pärast seda pilti kokku panime ja monteerisime selle saatelega tarvis, siis see oli nagu väga selline, väga magus kaader. Rääkiva pea asemel oli kellegi tagumik ja pea ja nii edasi. Aga minu küsimus on see, et mina praegusel hetkel naudin oma vanust, kuhu ma olen jõudnud, kui meil see järgmise ettekanne selline pealkirjane ühe inimese ja isa ning vanaisa pikaajalu kogemus, kuhu ma olen jõudnud, ühe isa ja noorema mehe ideaalid, kuhu ma tahan jõuda. Siis ma kõigepealt ütleks, kuhu mina oma arust olen jõudnud, et mul on päris hea olla. Mul on 2 väga kihvti last, maailma kõige paremad. Ma ei ole saavutanud kõike seda, mida ühiskond minu vanuselt võib-olla nõuaks, et peaks olema. Mul ei ole kõige suurem auto, mul ei ole kõige suurem maja. Aga ma tunnen ennast hästi. Kui tööl võib-olla kõige paremini läheks, ma tulen koju, ma tean, et selline boonus, selline maasikas on alati see, et ma näen 2 väikest last. Ja nad on niivõrd lahedad, nad on niivõrd kihtid. Üks on selline omamoodi sell, tal on puue, aga ta on täitsa väga lahe kuju. Ja ma naudin seda, kui ma just kirjutasin väikse nupukesena ühele naistelehele, mis varsti vist ilmub, et ma naudin seda, kui ma käin õhtul vaatamas, et nad on magama jäänud ja katsun neid võib-olla natukene ja vaatan neid ja see on nagu niivõrd lahe. Ja ma oma arust olen kohale jõudnud, ma täiesti kaifin ja naudin, ma vabandan sellise veidra keele kasutuse pärast seda hetkel, kus ma olen. Ja kunagi oli üks film, Jack Nicholson mängis seal ja Helen Hunt, filmi pealkiri oli, et as good as it gets, et paremaks enam ei saa minna. Ja nüüd mul on väikene hirm, kui ma nüüd mõtlen selle vanaisa peale, et mida siin veel paremaks saab minna. Minu küsimus ongi see, et milline on olla vanaisa või kas sa mäletad seda hetki, millest ma praegu kirjeldan, kas üldse on olnud sinu elus ja kas vanaisa saab veel parem olla? Noh, ma ei tea, kas veel parem, aga igatahes mina olen oma vanaisa rolliga küll väga rahul. Ja ma ei häbene seda ütelda, et olen õnnelik. Me üldiselt pelgame seda sõna, et ma olen õnnelik, et see on eestlasele natuke häbi asi, aga mina seda ütlen täie uhkustundega. Ja mul on 3 last,
9, jah, vist on 9 lapselast. Ja ühesõnaga, tahes-tahtmatult ma olen aja jooksul saanud niisuguse suure pere patriarhiks. Ma ei ole seda rolli endale tahtnud, aga nii ma tunnen, et minusse suhtutakse. Kuid ma kohe teen täpsustuse, et ma ei ole selline Jehoova tüüpi, karistav, käskiv, reglementeeriv, vaid rohkem Kristuse tüüpi armastav. Sest ma olen oma neid jõnglasi, mul on 2–13 eluaastani ja ma olen nende kõigi juures silmas pidanud seda, et neist kasvaksid inimesed, kes saavad elus hakkama, et neil oleks tugev niisugune mina-tunne, et nad ei kardaks seda, mis kõik siin maailmas ümberringi ebameeldivat on, vaid teaksid, et on olemas ka head jõud, mis neid aitavad elus edasi minna. Ja selle tõttu ma arvangi, et laste jaoks on armastus on üks eriti tähtis asi ka mees esivanemate poolt. Sest emme niikuinii võtab sülle ja musitab ja kallistab. Kuid kui kallistab näiteks vanaisa, see on nende jaoks midagi hoopis teistsugust. Ja me oleme nüüd juba niivõrd harjunud, et kui tulevad lapselapsed mulle külla, käin nendel juures kellelgi või kohtume tänaval juhuslikult, esimene asi on kallistame. Ja nende väikeste laste kallistuse tugevusest ja kestvusest ma saan aru, et neile on seda vaja. Nad vajavad ka niisugust puht füüsilist armastuse väljendust. Mitte ainult sõnadega sa võid valetada ja petta, aga vaata oma kehaga, kui sa väljendad, see ei peta kunagi. Seda kehakeelt tajuvad ka väikesed lapsed. Ja selle armastusega kaasneb ka usaldus. Ma ei suhtu neisse kui nunnukestesse, vaid kui enda sugusesse, täitsa kui isiksusse, kellega ma midagi teen, millestki räägin. Ja nad saavad sellest aru, et nad ei ole alaväärsed, kuigi jah, üks ole, pikkuse vahe on. Ma kujutan ette, et kui meie peaksime nüüd täiskasvanud olema sellises seltskonnas, kus meist on nüüd 5-meetrised kolakad liiguvad meie ümber, eks ole, umbes sama suhe on väikestel lastel täiskasvanutega. Ikka päris kõhedaks võtab, eks ole, kui ta astub su peale või müksab sind kogemata. Nii et selles mõttes väikestel lastel on, ma usun, on ka pisukene hirm sees. Ja seetõttu ma püüan ka seda niimoodi lausa tahtlikult pehmendada, kui me kallistame, ma kükitan, et oleme enam võrdsed. Nii et väike laps saab minust võtta ka kaela ümbert kinni, nagu mina temalgi. Ja see on ka üks niisugune nende enese tunnet tugevdav, et nad ei ole mingid tõrjutud või natukene alamas seisuses täiskasvanutega võrreldes, vaid me oleme mõnel hetkel ikka päris kohe ühe suurused lausada. Ja samuti ma räägin nendega asjalikku juttu. Ükskõik, ma püüan vältida niisuguseid termineid, mida nad ei mõista veel. Nad ei ole veel selgeks saanud kõiki neid rahvusvahelisi termineid ja väljendeid. Püüan ilusas vanas eesti keeles nendega vestelda ja seetõttu nad tahavad minult midagi kuulda. Ükskõik, mis nende ellu puutub. Nad usaldavad mind ja minule helistatakse, teatatakse kõigist asjadest. Kui kellelgi läks hästi, lapselapsed, jah, kui kellelgi läks halvasti, nad ei häbene mulle seda teatada, vaid nad usaldavad mind, sest esiteks nad teavad, et kui neil läks kehvasti, sai täna 2 näiteks koolis. Ma ei hakka neid pragama, kuule, minuga juhtus täpselt sama lugu, kui mina koolis käisin. Aga lõpetasin küll kooli hästi, aga ikka juhtub ja siis nad iga kord juba, kui nad mulle helistavad juba palju ütleb, kõike juhtub. See pehmendavad ette juba. See pehmendavad juba ette, tähendab. Ikka juhtub, tead.
ja kui ma ütlen, no ja eriti veel väikesel inimesel juhtub, ja ikka juhtub ja siis veel on üks oluline tunne, mis lastesse tuleb sisendada, et nad ei ole maailmas üksi, vaid et neid armastavaid inimesi on palju. Ma olen püüdnud kogu oma suurt perekonda hoida ja niimoodi salamisi juhendada, nii et nad sellest isegi aru ei saa, kuid meie suhted on kõigi, nii ühe pere laste ja teise pere laste ja nii edasi. Need suhted on kõik väga soojad. Ja kui me mõningatel erakordsetel juhtudel kogu selle suure meeskonnaga kokku saame, siis nad on hirmus õnnelikud, et meid nii palju on. Ja kui vahel tuleb meil jutuks ka kõikidest muudest lähedastest tädidest ja nende onudest ja nende järeltulijatest, siis kui järsku selgub, et see inimene, kes meil külas käis, on meie sugulane ja näiteks minu täditütar küll, nende jaoks on see natukene ebamäärane asi, aga nad on, see on meie sugulane. Nad on väga rahul sellega, et peale nüüd tädide ja onude ja vanaisa, vanaema, et on olemas veel sugulasi. Tähendab, see teadmine, nad on ise seda väljendanud, et kui tore ikka, et meid on nii palju ja selles on mingisugune niisugune turvalisus, mida ilmselt väike laps vajab. Sest ega see maailm, millesse ta on nüüd sattunud elama, ega see ei ole just eriti sõbralik. See algab juba, ma olen tähele pannud, juba liivakastis, kus õues põrutatakse aeg-ajalt ikka üsna valusasti ja tuleb kool oma kiusamistega, kuigi jah, need kiusamised ei pruugi kõik väga dramaatilised olla, aga kius on ikka kius ja sellega võib ju väike laps koguda seda, mis on talle kõige halvem alaväärsustunne. Ta saab lüüa siit ja saab mõnitada sealt, aga see tunne on elus edasi jõudmiseks üks väga halb, väga lausa katastroofiline asi, kui sellega üles kasvatakse. Nii et parem on seda juba varakult vältida, et isegi kui saab mõne tonksu või müksu seal mängukaaslase käest, et see ei ole veel mingisugune hull katastroof, vaid sellest saab, elame üle ja kõike juhtub ja nii edasi. Aga seda turvalisuse ja sellega kaasnevat soojust, seda lapsed vajavad nii väikesed kui ka teismelised. Ma vaatan juba, kõige vanem lapselaps on peaaegu minu pikkune, aga tuleb ikka, istub minu kõrvale, paneb pea minu õlanajale ja tahab, et ma oleksin lausa niimoodi füüsiliselt tajutavalt tema kõrval. Kas see, kui ma kuulen seda, esiteks mulle see muidugi väga meeldib, aga minu käest on aeg-ajalt küsitud, et kui ma nende pereteemadega natukene tegelen siin, seal mul seda võimalust on olnud, et kas see minu ego kuidagi riiva, et ei ole nagu väga macholik ja nii edasi. Kui me täna oleme ka püstitanud küsimused isa või isane, kas ühel hetkel vanaisade käest enam ei küsita, et kuule, mis sa siin tegelikult? Ei no macholikust me mängime poistega luuremänge. Sureme seal matsti külje peale, kes esimesena teisele pihta saab ja no ikka võtame seda asja tõsiselt. Ikka 2 relva käes ja põõsastes hiilime maal seal minu suvekodus suur aed seal. Nad mängivad seda niivõrd hasartselt, nagu oleks tõeline elu käimas. Ja noh, siin nad imestavad, kuidas vanaisa oskab nii peenelt luurata, et nad ei märkagi, nii et mul on komplimente tehtud isegi. Sa oled juba nii vana, aga nii hästi mängid seda luuremängu. Ja on ka palju teisi tegemisi, näiteks ma olen kõikidele oma juba suurematele poistele, lastelastele kinkinud ehtsa Soome bussi. Õpetanud neile vestmist, kuidas tuleb vesta, mitte enda poole, vaid endast eemale, kuidas tuleb sõrmi hoida, no mõnel on väikene jupp otsast läinud küll, aga mitte väga pikk, aga noh, paari milline ta. Ma olen suurematele kinkinud kirve puude lõhkumiseks,
sest noh, maal on ja kui mina lähen juba maja taha Pinumaale puid lõhkuma, siis on kindel, et keegi poistest, kes sel ajal meie juures on, tuleb mulle appi oma väiksema kirvega. Ja ma ei keela talle niisugusi töid ega tegemisi, vaid õpetan kõik nii, nagu tuleb jalad harkis lüüa, et sa, kui mööda põrutad, et vastu, no üks on pannud vastu säärt ka, aga ta ei teinud sest väljagi, oli nii mehine ja ei tulnud mullegi isegi kurtma, aga aasta hiljem ütles, ma ükskord ikka häigasin vastu sääremarja ka, no läks hästi, kõvad teksapüksid olid jalas ja midagi hullu ei juhtunud. Nii et seda mehelikkust või nagu sina ütlesid, macholikkust või, no see macholikkus kõlab nüüd võib olla natuke liiga nüüd uhkelt, aga mehelikku töid ja tegemisi, neid ma õpetan neile kogu aeg. Aga kas ühiskonna poolt ei ole sellist küsimust, et äkki vanaisa nagu liiga pehme või selline ja siis survet ei tunne üldse? Millise ühiskonna poolt sa? See, kus me elame vanaisa. Ma mõtlen sellest sellega, et minu käest on küsida, et ajakirjanik on küsida, et sa tegeled nagu pere teemadega, et umbes nii, et kas sa oled pehmo või mis värk on. Kas vanaisade käest ka küsitakse sellist asja või mingil vanuses läheb nagu see point läheb üldse? Ei, ma ei tea, ei. Üldiselt minu käest ei ole niisuguse lolli küsimus. Kuidagi on vedanud mul. Nii et nagu siis, kui me teatud vanuses meestega otsa me küsida isa või isane, me ei saa küsida vanaisa või vanaisane. Ei, nagu nad juba poisid mulle öelnud, ise nii vana, aga nii hästi oskab ikka mehe rolli seal põõsaste vahel tulistades etendada, eks ole. Vanaisad, Marju Lauristin ütles, et vanaisad on selline teema, et tegelikult defitsiit, mina pole kumbagi oma vanaisa näinud. Nii nagu minagi. Väga huvitav, aga kas vanaisad on kuidagi, kui sina vaatad ühiskonna, meie pereelu ja meie ühiskonna pilti praeguse hetkel, kas vanaisad on kuidagi ka samamoodi identiteedikriisis nagu mehed peaksid olema, kui me Nathan Hammerit siin kuulsime, kas neid peaks, no ma arvan, et kui ma küsin, kas neid peaks väärtustama, siis sa vist ütled jaa, aga... Igal juhul, aga no tähendab, mina saan kõnelda ainult enda ealistest, oma, ütleme, noorusaja klassikaaslaste sõprade vanaisa rollist. Ja noh, tähendab, siin on muidugi põlvkondlik erinevus paratamatult, sest minu põlvkond läks kooli sõja ajal ja sõda ja sõjajärgsed aastad, see oli ikka niisugune närune aeg siin Eestis, mida ei tahaks soovida mitte kellelegi. Ja selle tõttu võib olla ka meie põlvkonnal niisugune ühelt poolt karastatus ja teiselt poolt headest inimlikest väärtustest kinnipidamine, mida meisse sisendati lapsepõlves juba kõige pere ja töö ja kõige selle kaudu, sest noh, mina olin juba 5-aastane, kui mind pandi kodus tööle igasuguseid jõukohaseid toimetusi tegema, ei olnud ainult lullitamine, mängimine, aga see oli kasvatus kõik. See ei olnud mitte sellepärast, et oleks pidanud, keegi teine poleks saanud neid töid teha, mis mulle anti, vaid see oli tollase Eesti ühiskonna nii-öelda kasvatuse mudelis üks osa. Lapsele tuleb leida töö ja panna ta midagi tegema, mis annaks talle, kasvataks kohusetunnet, vastutustunnet ja nii edasi ja nii edasi. Selle tõttu ka minu põlvkonna vanaisad on igaüks erinevalt, aga kõik kannavad oma vanaisa rolli rõõmuga ja uhkusega. Nii palju kui meie omavahelistes jutuajamistes, kui me kokku saame vanamehed ja mida te räägite lastelastest? Võtame väiksed napsid ja tuletab noorustamist ja räägime ka lapselastest, jah, nii see on. Räägivadki mehed lapselastest? Jaa, räägivad mehed lapselastest ja rõõmuga. Seda on... Sul on aega veel? Jaa, sest kui mina saan kokku, me räägime, eks ole, Tartu maratonist, me räägime, ma ei tea, pehme viimastust mudelitest ja sellest, kes juba ehitab või veel ei ehita maja ja vedasi, aga see on täitsa siht, mille poole püüa. Rõõmustan sinu üle, kui ükskord vanaisaks saab. Jah, ma ise samamoodi ootan seda hetke. Kui sa rääksid oma põlvkonnast, kui sa mõtled minu põlvkonda või nooremaid ja nemad vanaisaks jõuavad, kas mis asi teeb sul muret, kui sa vaatad selle
nii-öelda vanaisade tuleviku peale? Ma ei tea, vähemalt oma väimestega ma olen küll rahul. Sest eks siin on nüüd natukene, ma ei taha ennast kiita, aga minu eeskuju suhtumises lastesse, aga õnneks nad muidugi igaüks ise erineval moel, aga ma olen märganud ka nende käitumises selliseid meeldivaid jooni oma väikestesse lastesse, mida mina austan ja tahaksin, et sellised jooned oleksid omased kogu meie rahvale. Nii et nende vanaisaks saamise üle ma muret ei tunne. Väga hea, see on julgustav. Mina olen 40 ja natukene, sina oled natukene vanem, kui sa mõtled tagasi selle aja peale minu vanuse peale ja siis kas, ma ei taha sa öelda näppu näitada või nõuandad, aga kas sa oled vahest mõelnud, midagi oleks võinud teisiti teha või väga hea, et ma midagi tegin, ma mõtlen just pere ja lapselapse ja laste seisukohalt. No ilmselt tavaline on see, et ära tööta nii palju, näe oma lapsi kõik, aga kas loomulikult, kas on mõni mõttetera sul nagu? Loomulikult oleks võinud teisiti teha ja noh, see, mis nüüd takkajärgi tundub, et seda nimeks elutarkuseks, mis tuleb, aga elutarkus on üldiselt niisugune asi, et ega sellega suurt midagi peale hakata ei ole. Aga ma enne seda kätte saan, siis äkki on. Sest noh, kõik need tegemised, mida sa nüüd oleks teinud teistmoodi, neid sa enam ei tee, eks ole. Aga üks valdkond on siiski ja see ongi seesama vanaisa, elutarkuse vanaisa roll, kus sa saad nüüd vigade paranduse teha selles, mida sa oma laste juures nagu mööda lasi. Ja noh, mis oma lastesse puutub, siis kahjuks noh, midagi pealt teha. Ma jäin varakult leseks 2 lapsega ja läks ikka vist kõva 9 aastat enne kui uuesti abiellusin. Vahepeal tuli 2 tütrega tegemist teha. Ja kuna kogu pere, ka ema elas minu juures, oli minu ülalveetav, nii suure pere elus hoidmine ja kõigega varustamine oli Vene ajal päris kõva tegu ikka. Nii et tööd tuli rabada kõvasti ja selle tõttu paratamatult jäi vajaka oma laste eest nagu hoolitsemine, eriti kui nad olid jõudnud teismelise ikka, kus on eriti vaja, et nad tajuksid seda, et nende kõrval on samamoodi mõtlevad ja tundvad täiskasvanud, et ei oleks, et täiskasvanud on ühed, kes kõike keelavad midagi, ei mõista, mida nemad peavad heaks ja nii edasi. Vaat siin jäi mul kahjuks ühte teist tegemata. Midagi dramaatilist ei juhtunud, ma sain oma teismeliste tütardega ka ilusti hakkama, aga oleks võinud veel paremini saada. No kas sul kõrval selle panna? Pane, sul on pojad või? 2 poega. No mis sa siis tütardest räägid? Mina kuulasin, ma ei rääkinud midagi. Ma ütlesin, et minu oma tütardega, sest teismeliste tütardega on teistsugused probleemid kui teismeliste poistega. Aga noh, kui ka mul oleks olnud üks poiss, noh, ikkagi mul on natukene kripeldav hinges sees, et ma ei saanud olla nii hea isa, kui oleks võinud olla. Aga sul on kõik see ees alles, nii et jah. Väga tore, väga tore. Ja ühesõnaga siis nagu ma ise olen mõeld, et praegusel hetkel peaks investeerima suhtesse, võitma usaldust ja olema ka seal nende tasandil. Ma teen sama asja, ma lähen koju ja siis viimasel ajal on see jama, et ma lähen koju ja siis mul see väiksem poiss jookseb vastu minu juurde, ta ei oska rääkida, teeb niimoodi. Ja algust on nagu väga rõõmus, kui ma tulen ja siis mina kohe mõtlen, ma lasen ka põlli, et tahaks seda kallistada, ta teeb kohe niimoodi. See tähendab seda, et anna oma nutitelefoni siia. Ja siis ma tavaliselt mõtlen, et sulle nagu ütlen, et Janna, et kõigepealt kalli ja siis saad oma nutitelefoni. Aga no ma mõtlen, et seesama, et siis selles vanuses ma üritan nagu luua usaldust ja luua see sidet. Usaldus on hirmus tähtis asi väikeste inimestega. Ja, tee seda. Aga aitäh, Heinz, meie aeg ei jäädu.